tervitus! Meie oleme väljas, näete, tirtsudega. Nüüd mõned päevad jäänud vahele, aga täna oli nii mega lahe jutustamine mul. No jutustamine, aga tegelikult asjadest rääkisime ühe suulise kliendiga, nii nagu ma olen rääkinud, et suulised kliendid, teil on see võimalus siis rääkida, ütleme veel täienduseks küsida ja saame koos arutada veel sinu numbreid. Mega lahe. Ma näitan alati ennast vasakul poolt. ja, aga oli mega huvitav. Ja mul tuli siit tegelikult üks mõte, et mida ma polegi veel väga palju vist välja rääkinud. Ma küll räägin alati sirgiti-sorgiti, aga vaata, ma olen saanud nüüd YouTube'i kanalile ülesse kõikidest numbritest välja arvatud siis laiast laastus öeldes siis 7, 8 ja 9. Ehk siis kui ma rääkin sealt ühtedest, siis ma rääkisin seal, kes on sündinud 1. päeval, 10. päeval, 19., 28. Ja number 2 on siis need teised numbrid. Ja mis ma vaatan, et memm ära ei jookse. Jube kähkoks siin kõndima. ja nii edasi. Klubi liikmed kunagi saavad siis rohkem informatsiooni täpsemalt, aga see selleks. Ma tahan alustada sealt ikkagi väga ametitest kõigepealt klubi liikmetele ja siis alles lähen isiksustele, sellepärast et see, mis ma teen seal üldiselt infot juba kõigile, siis sellest on väga-väga palju abi selleks, et endast aru saada. Aga üks selline oluline asi, millest ma pole teil niimoodi rääkinud ja ma pühendan selle metsaelutuskäigu selle peale. No näiteks ma hakkan ükshaaval siit kõik läbi käima. Ma loodan, et ei tule väga pikk ja veniv see videopoiss, aga kui sa oled sündinud 1. päeval, siis sa oledki puhas 1. See on selge pilt. Kui sa oled, mis seal veel teeb, 2. päeval, ütleme kõik kuni 9, ma olen ütlemas juba kella 9. Kõik 9 on puhas number. 1 + 0, 1 + 0, 10, läheme sealt edasi, jah. 10 on nüüd selline asi, sinul sisaldab sinu sünnipäev 1 ja 0. Ehk siis, jah, sul on esiteks number 10, siis sul on veel üks kord 1, siis sul on 0. 0 tähendab seda, no laias laastus jämedalt ütleme, et see on nagu nullimine. Tegelikult on see, et sa võid hästi kiiresti tühistada oma mõtteid, oma tegevusi ja see on sinu jaoks täiesti normaalne, et sa niimoodi teed. Mõtled sõbrannadega välja minna ja 1-2 mõtted ümber ei lähe välja. Noh, seda võin näiteks mina ka number 16 teha, on ju, aga nendel, kellel on 0 taga, ma tulen kunagi teist eraldi veel rääkima. Natuke pean sellele uuringut tegema. Ei tule see mul kõik veel nii loomulikult. Ma kogu aeg õpin. Ja sinul siis number 10, kordan veel kord, siis sinul on esiteks number 10. Siis sinul soovitaksin kuulata ja eraldi veel ka, mis on number 1. Ehk siis need, kes olid need esimesed. Ja muidugi kõik asjad sõltuvad veel ka see, et mis sul seal kuu on ja siis mis sul on sul aasta tuleb välja, siis elude number ja bla bla bla. Nii nagu ma ütlen, ma räägin alati üleüldiselt nendest asjadest, seepärast isiklikke asju te saate teada siis, kui te tellite juba sünnikaardi seal, kas kirjaliku või suulise. Lähme edasi. 11, kui sa oled sündinud 11. päeval, mega ilus päike, siis sinul on sellised numbrid seal olemas. Sul on 11, siis 11 natuke laiali on 2 ühte. Nii et kuula, siis ma räägin number 1-dest. Ja siis see kokkuliites on 2. Siis kuula, mis ma räägin number 2-dest puhtalt. Ja kuula, mis ma räägin 11-dest ka. Mis ma tahan sellega öelda siis? See, et kui sa seal 11. päeva sündid, see ei tähenda, et sa oled puhas see 11. Sinu sees on nii 2 ühte, kui sa oled mees, siis 2 kuningat. Kui sa oled siis naine, siis 2 kuningannat. Mina. Ja siis pluss ka see, et sa oled väga empaatiline veel pluss lisaks. Selles suhtes tekibki ristiriid vahepeal, et sa ei saa aru, miks sa täna niimoodi mõtlesid, miks sa eile niimoodi tegid. Noh, ühesõnaga sellist hüppamist on palju. Kui sa oled 13, siis esiteks number 13 on su sees olemas, käi vaata, mis ma räägin 13 kohta. Siis kuula, mis ma räägin 1-de kohta.
siis kuula, mis ma räägin 3 kohta ja siis kuula, mis ma räägin 4 kohta. Siis hakkad endast nõksu paremini aru saama. Ma loodan, et te saate nüüd sellest käekäigust aru, mis ma räägin. Nii, lähme edasi, kui 14, siis kuula, mis ma räägin 14 kohta, siis kuula, mis ma räägin 1 kohta, kuula, mis ma räägin 4 kohta ja mis ma räägin 5 kohta. Sest 1 + 4 on kokku 5. Sinu sees on kõik need omadused olemas. Kui on 16, nagu mina, siis ma tulen tegema sellest veel videot üsna pea. Mul on materjal juba koos. Siis 16 vaatad, kõigepealt seda 16, mis ma seal räägin, siis vaata 1 kindlasti, vaata 6 kindlasti ja siis vaata ka 7. Ja siis, kui sa oled 17 sündinud, siis kuula, ma ütlen kuula ja vaata, tegelikult ma mõtlen neid videoid, mis ma seal teen, siis sina kindlasti kuula see 17 ära, seda videot veel ei ole, siis kuula, mis on number 11 räägitud, see on olemas. Sõltub muidugi, millal sa vaatad, kui sa nüüd vaatad mingi 3 kuu pärast, siis on kõik videod juba olemas. Siis kuula, mis ma räägin 7 kohta ja siis kokkuliites on see 8. Kuula see ka ära. Kui sa oled sündinud 18. päeval, siis sina kuula ära, mis ma räägin 18, siis number 1 ja siis kuula 8 ja siis see kokkuliites on 9. Kuula see ka ära. Ja kui sa kuulad kuskil detsembri paiku seda videot, siis on need videod juba kõik olemas. Kui sa kuulad täna 16. septembril, siis neid 3 videot ei ole, 7, 8, 9. Nii, kui sa oled sündinud 19, siis sinu sees on olemas sellised numbrid nagu 19, siis number 1, siis number 9 ja kokkuliites on see 10. Kuula ära, mis ma räägin 10 kohta. Issa, kui paljud numbrid tuli sul kokku. Siis kuula ära veel kord see 1. Sul on 2 korda 1 energiat. Ja siis 0. 0 ma pean veel mõtlema selle natukene studeerima. Nii, kui sa oled sündinud 20, sina kuula, mis ma räägin 20 kohta, siis kuula, mis ma räägin 2 kohta ja siis kuula ära, mis ma räägin 0 kohta. Tähendab, kui 0 on seal numbris. Räägitakse, 0 pole number, 0 on väga hea tähendus. Nii, kui sa oled sündinud 21, siis kuula ära, mis ma räägin 21 kohta, 2 kohta, 1 kohta ja 3 kohta. Kui oled 22 sündinud, siis kuula ära, mis ma räägin 22 kohta üleüldse, siis mis ma räägin 2 kohta, sul on 2 korda 2. Seal 22. Ja, sul tuleb mitu 2 isegi. Siis kokkuliites on see 4. Nii et kuula, mis ma räägin ka 4, see mõjutab ka sind väga palju. Kui sa oled 23 sündinud, siis sina kuula ära. Ma juba mõtlesin, et ma äkki loobun, seepärast, et see on nii lihtne, aga võib-olla mõni ikkagi ei saa sellest aru. 23, kui sa oled sündinud, siis kuula, mis ma räägin 23 kohta. Siis kuula, mis ma räägin 2 kohta. Kuula, mis ma räägin 3 kohta. Siis kuula ära, mis ma räägin 5 kohta. Vaatasin, et memm kaob jälle ära, ei ka. Nii, kui sa oled sündinud 24, kuula ära, mis ma räägin 24 kohta. Siis kuula 2 kohta, 4 kohta ja 6 kohta. Siis, kui sa oled sündinud 25, siis see mulle juba sassi. Siis kuula ära, mis ma räägin 25 kohta. See nüüd tuleb, nagu ma ütlesin. Siis kuula ära, mis ma räägin 2 kohta. No nii kaua, kui neid videod pole, siis kuula seda, mis ma räägin 2 kohta, mis ma räägin 5 kohta. Ja 25 kokkuliites on 7. Siis, kui sa oled sündinud 26, siis kuula, mis ma räägin 26 kohta. Siis kuula ära, mis ma räägin 2 kohta, mis ma räägin 6 kohta. Ja need kokkuliites on 8, mis ma räägin 8 kohta. Kui sa täna seda videot kuulad, siis neid lõpuvideod veel ei ole, need, mis need 7, 8, 9. Aga need tulevad. Nii, kui sa oled sündinud 27, siis sina kuula, mis ma räägin 27 kohta. Siis kuula ära, mis ma räägin 2 kohta, mis ma räägin 7 kohta ja mis ma räägin 9 kohta. Kui sa oled sündinud 28, nüüd läheb hästi põnevaks.
kui sa oled sündinud 28, siis kuule ära, mis ma räägin 28 kohta. Siis kuule ära, mis ma räägin 2 kohta. Siis 8 kohta. Siis sa liidad need kokku, see on 10. Siis kuule ära, mis ma räägin 10 kohta. Siis kuule ära, mis ma räägin 1 kohta. Siis kuule ära, mis ma räägin 0 kohta. Kui sa oled sündinud 29, see läheb veel põnevamaks. Siis kuule ära, mis ma räägin 29 kohta. Mis ma räägin 2 kohta. Mis ma räägin 9 kohta. Siis kuule ära, mis ma räägin 11 kohta. Siis kuula ära 1, sest 2 + 9 kokkuliitus on 11. Siis kuuled selle 11 ära. Siis sa kuuled ära selle 1, siis sul on nende ühtede väga tugev mõju. Ja siis sinna tuleb veel 2. Ehk siis sul on ka 2 mõju. Sul on 2 korda 2 mõju, sul on 2 korda ühtede mõju. Nagu mega. Ütleme mees või naine nagu orkester. Nii 28, 29. Nii, siis tuleb meil 30. Ja 30 on siis niimoodi, et kuule ära, mis ma räägin 30 kohta üleüldse. Siis kuule ära, mis ma räägin 3 kohta. Ja siis kuule ära, mis ma räägin 0 kohta. Ja kui sa praegu oma kohta ainult loed, aitäh, kui sina, kallis inimene, mulle paned jälle need ajavööndid, siis see aitab teisi inimesi. Ja kui sa oled sündinud 31, siis sina kuula, mis ma räägin 31 kohta. Siis sina kuula ära, mis ma räägin 3 kohta, mis ma räägin 1 kohta ja mis ma räägin 4 kohta. Need kõik iseloomujooned mõjutavad sind. Ja muidugi tahan nüüd lõpetuseks öelda ja meelde tuletada ikkagi seda. Need on kõik üleüldised infod, mis ma räägin, aga ma räägin nendest numbritest seal. Ja alati mõjutab sind veel ka kuu. Kuu video on täiesti eraldi olemas. Ja kui näiteks sa oled sündinud seal, ütleme 3. kuul, siis kuula lihtsalt, mis see 3 seal on. Kui sa oled näiteks 5. märtsil sündinud, siis lihtsalt kuula ära, mis see 3 ka seal on. Mis ma räägin 3. kohta, seepärast, et see energia mõjutab sind ka. Ja kui väga tahad veel uurida, siis liida näiteks oma aasta kokku. Mis sa seal saad, on ju ainult aasta. Siis sa saad mingi numbri. No ja siis kuula seda ka. Kõik need asjad mõjutavad sind. See on hästi üleüldiselt öeldud. Seepärast, et kui sa väga-väga endast tahad teada, siis selleks ongi sünnikaardi analüüs. Nii nagu ma olen öelnud, et mina teen seda ja selle laadseid tehakse väga palju. Ja sealt tuleb nagu väga mõnus assortii välja. Nagu väga mõnus assortii. Ja iga ülehele on siis need omad tugevused ja miinused, seepärast, et siis läheb alles pilt veel segasemaks, ütleme niimoodi. Aga kui sa võtad selle kirjaliku, siis sa rahulikult loed seal enda kohta. Kui sa võtad suuli, siis ma räägin sulle selle kohta, mida need numbrid tähendavad. Aga mina ütleksin, et see on üks parim kingitus, mida iseendale saad teha, iseendaga tuttavaks saada. Mina olen sündinud 16, ehk siis ma olen Sherlock Holmes, kes kogu aeg on ennast uurinud. Ja ma uurin kogu aeg. Praegu ka. Ma ei ole veel rahunenud. Tõesti, justkui tundub, et midagi on veel puudu. Võt. Aga see tuli selline video. Lihtsalt täna kliendiga rääkides ma sain aru, et see nüanss on jäänud mul teile lahti rääkimata. Ja suur tänu sina, kes aitad need ajavööndid panna. Iseenesest see pole üldse keeruline, aga siis läheb keeruliseks, kui sa endast niimoodi hakkad rohkem aru saama. Ja siis sa mõtled, et opadi, et nii palju asju minu sees või? Ma ei teadnudki. Jaa, selles suhtes, et mina näiteks olen 16 päev sündinud, siis see 1 ja 6 on täiesti oma ette isiksused. Number 7 on ka täiesti teistsugune. Kas ma saan ise väga hästi aru, miks ma vahepeal tahan selline olla, siis ma olen jällegi selline ja siis ma olen vapsi selline. Võt nii, ei midagi. Amerika numbrite keel. Tšau. Ja info leiate seal www.numbritekeel.ee, et hüppake sinna. Nüüd on tšau.